Ood eesti keelele. Ma kavatsesin selle kirjutada juba 6 aega tagasi, kohe kui ma konkursist teada sain. Ja omal moel ma kirjutasingi. Ma kirjutasin ühe luuletuse, mis läks mulle tõsiselt südamesse. Aga kuidas ma ka ei üritanud, see luuletus oli ood vaid minu jaoks. Kõik teised, kes seda lugesid, nägid seal hoopis midagi muud. Ja nii ma teadsin, et seda ma esitada ei saa. Aeg läks, ideed läksid ära, tulid uued ja läksid jälle. Ja ma teadsin, et mul saab aeg otsa, sest et 1. märtsil tulin ma Šotimaale vahetusõpilaseks. Ja ma mõtlesin, et mul ei ole võimalik siin seda teha. Paar päeva enne tulekut tekkis mul mõte teha töö oma eesti keele õpetajast, Karin Rummost, sest et tema oma isikus ongi tõeline ood eesti keelele. Ta on õpetanud 53 aastat ja ta on siiamaani imeline. Ja ma tegin temaga videokõne. Pika videokõne, sest et mul oli lahkumiseni ainult 2 päeva ja ma ei sattunud sel ajal temaga kokku. Aga nagu paljud asjadega siin elus, mis on seotud tehnikaga, siis läks ka sellega nii, et tehnika vedas alt. Ja mul tuli video, kus oli pilt, aga ei olnud heli. Ma mõtlesin, et hea küll, ma räägin siis ise. Räägin oma eesti keele õpetajast. Aga ka selle videoga ei läinud hästi, sest et see, mis minu jaoks on nii ilmselge, seda on sõnadesse nii raske panna. See kõik oli hea tema enda sõnadega, aga nende heli mul lihtsalt ei olnud. Ja paljast suu liikumisest ei saa ju võõras midagi aru. Nii ma mõtlesin, et ma lihtsalt ei esita siia konkursile ühtegi tööd. Sest et tundus, et saatus on lihtsalt selle vastu. Ja täna on 13. märts. 1 päev on veel aega. Siin Šotimaal on kell 7, kodus juba 9. Aeg on praktiliselt otsas. Ja mina ei suuda seda konkursi peast saada. Ning nii esitan ma lihtsalt selle, mis mul öelda on. Siin välisõpilasena. Ma poleks seda kodus arvanud, aga see on palju raskem, kui tundub. Mitte isegi sellepärast, et keel on teine ja et inimesed on teised. Lihtsalt sellepärast, et see ei ole sama see keel, mis meil kodus. Ja sellepärast ei tundu siin kodusena. Inglise keel on Eestis alati suurepärane. Selle rääkimine, selle kuulamine. Ükskõik, kas ma vaatan filme või kuulan muusikat. Kodus olles olen ma alati eelistanud ingliskeelset, sest et see on lihtsalt parem. Vähemalt nii mulle tundus. Aga siin olles valin ma kuulamiseks enamasti eestikeelse muusika. Ja kui ma loen raamatuid, mis on võetud Edinburghi raamatukogust, mis on ingliskeelsed, siis avastan ma ennast lauseid mõttes eesti keelde tõlkimas. Mitte sellepärast, et ma kohe tähendusest aru ei saaks, vaid sellepärast, et ma tahan kuulda mõttes, kuidas nad kõlaksid minu keeles, eesti keeles. Ja see on veider. See on veider, kuidas igatsed seda, mida kodus pealt täiesti enesestmõistetavaks. Sest keel ju on enesestmõistetav. Ilma keeleta ei oleks mingit suhtlust. Keel on selle kõige alus, mis meil on. Kogu riigi, ühiskonna, kultuuri. Ja siin olles ma näen, et keel ei ole sugugi midagi nii enesestmõistetavat. Sest et teised inimesed ei saa sellest aru. Ja nad ei peagi saama, nad ei ole seda õppinud. Ja see teebki selle eriliseks. Et meil kodus on
need mõned inimesed, kes meie keelt mõistavad. Ja meil ongi üks keel ja räägitaksegi ainult ühes riigis, mitte kuskil mujal. Ja ometi on see meie riigikeel, ometi räägime me selles keeles. Ometi toimub selles keeles kogu suhtlus, kogu õppetöö, kõik asjad. Ja nüüd Šotimaal olles ma saan aru, kui eriline see on. See on suur, see on võimas. Ja meie muusika, mida ma pidasin pigem keskpäraseks, on kohutavalt hea. See on nii palju parem kui ingliskeelsed laulud lihtsalt sellepärast, et iga viimne kui sõna heliseb, iga viimne kui sõna on mõistetav. Sa ei pea 2 korda mõtlema, mida sulle öelda tahetakse, sest et sõnad ütlevad seda ise. Aga välismaal olles muude asjadega nii ei ole. Iga tänavasilt, iga toidupakend, iga raamatulehekülg, see kõik võib tähendada nii mitmeid asju. Ja keeles on nüansse, mida sa üldse ei mõista. Eriti Šotimaal, kuna siinne dialekt on üsna raskesti mõistetav. Jah, see ongi minu ood eesti keelele. Lihtne ja nukker, natuke segane. Sest ma igatsen seda keelt. Igatsen kodu. Igatsen koduseid inimesi. Igatsen võimalust, et ma saaksin lihtsalt kas või suvalise poemi juurde kõndida ja öelda talle eesti keeles, et tere, ilusat päeva teile. Saaksin vaadata sõbrale otsa ja rääkida talle eesti keeles sellest, kuidas mu päev on läinud. Selle asemel, et oma peas igat lauset läbi mõelda ja ka siis, kui ma selle välja ütlen, tunda, et jah, tegelikult ma tahtsin öelda rohkemat, aga ma lihtsalt ei tea, kuidas seda siinses keeles öelda. Kodus teaksin. Ja ma loodan, et need, kes kodus on, et nemad ka mõistavad. Et nad mõistavad isegi ilma ära minemata, kuidas neil vedanud on. Ja nad saavad iga päev selles keeles rääkida. Sest et see on ilus keel. Palju ilusam kui see inglise keel, mida lõpmatuseni kiidetakse. Siin on võimatuseni palju käändeid ja komad, mille reegleid on nii raske õppida, et võib-olla ma ei saa neid iialgi selgeks. Aga see on meie keel. Ja see on see, mis teeb meist selle, kes me oleme. Me ei ole šotlased, me ei ole inglased, me pole itaallased ega prantslased. Me oleme eestlased, kes räägivad eesti keeles. Ja me peame seda südames hoidma ja meeles pidama, sest muidu me varsti ei ole enam eestlased. Muidu olemegi lõpuks šotlased või veilslased. Ja seda me ju ei tahaks.